lubasime, aga mida me täna ei täida, on see, et me arvasime, et täna näeb seda mäge paremini. Aga reaalsus on tegelikult vastupidine. Päiksekiir sealt ilusasti paistab meile ja äkki see hajutab ja ilmateate järgi justkui nagu see võiks hajutada ära meil seda pilvemassi siit. Aga seda näitab ainult aeg, ega me muud ei tea. Sööme hommikusöögi ära, pakime asjad kokku ja tegelikult peame juba minema. Siin on küll check-out kell 11, aga me oleme ilmselgelt varem juba lännu. Sellepärast, et meil läheb üks rong Mäkke, täna siis Sukspitse otsa läheb 9.24 ja teine läheb 10.24. Aga meil on veel see teadmata, et kust me piletid saame osta. Loodetavasti me saame sealt rongi jaamast, seega me panustame praegu sellele. Ühesõnaga mina hakkan nüüd sööki tegema, no leiba või leiba. Ja siis kui Kristin tagasi tuleb, siis vaatame edasi. Teeme nii. Vaat nüüd ma ei tea, mis saab. Mul siin kõik vesi keeb, saitšikud on valmis, aga pigem on see, et näete, see, kus me minema peaksime, see tipp hakkab paistma. Kristin ütles, et ta ei tea, kas see on see. Võib-olla see on vale informatsioon teile. Muideks, piparmenditee. Enda piparmendis Kristin kasvatab seal rõõdu peal meil. See on meil kaasas. Siuke asi ma tahtsin enne ka rääkida elektri teema, et 4.82 oli krediiti, täna hommikul vaatan ikka 4.82, seega ma arvan, et igal pool, kus me midagi elektri eest maksame, millest maksame rämedalt üle, sest me ei kasuta isegi kilovatti ära. Praegu jälle kõik arvutid asjad laevad. No problem. Sööma ja... Raks tegi kõik võikud valmis. Mina olin pesemas. Tulime siia rongi jaama. Siin oli täiesti isegi inglise keelt kõneleb neiu. Aitas meil piletid ära osta. 63 € nägu, aga see on round trip, ehk siis lähed rongiga, tuled kondliga. Ja kui ma ei eksi, siis seesama seal, seesama mägi, mis meid on piilutanud seal, see ongi see, kus peaks nagu nägema. Aga kuna Kristin unustas päikseprillid maha ja me lähme kõrgele, kus on päike tugevam, eks me lähme päiksemale lähemale, siis praegu kihutame auto juurde tagasi, sellepärast, et 10.24 läheb rongi, kell on 10.12, meil on 10 minutit aega. To the top. Let's go. No nii, oleme lõpuks üleval rongi ka. Terve tee viimane ots üles, viimasest peatusest üles välja oli kõik tunnelis. Tundub, et siin on jahe. Jahe tamm, praegu veel ei ole täitsa okei. Ma arvan, et kui ma siit uksest välja astun, siis äkki läheb. Ma miskipast eeldan nagu mingit jääkülma. Jääkülm ei saa päris olla. No just, aga tavaliselt siukse asjaga, kui ma üles on läinud, siis on olnud... Ootame siin, tahaks pilti teha sellest rongist. Sa saad sealt teha, siukse asjaga tulime üles. Ma pole kunagi suvel näinud neid kasse. Ma tundub, et peab jakki selga panema. Kujutad ette, et siin... tegelikult ei ole hull. Päikse käes on fine. Et siin on talvel lumi ja sa juba lähed siit, lükkad suusad alla ja lähed. Ja praegu seisavad kõik kassid üksinda ja suusamäed on kõik hallid. Lihtsalt kui naljaks vaade see on. Päris äge. Siin üleval on siuke mõnus ilm praegu. Siin on nagu mingi karjääris. Nagu karjääris oleks suusarada. Kuigi siit saab talvel või suvel saab kindlasti väga ägedalt siin ratastega alla sõita. Aga meil on üks sõit veel tegelikult vaja teha, et sinna täitsa üles jõuda. See õige tipp on seal. Piilume siia poolikusse kirikusse sisse ka. Oi, see on päris kirik. Nii, ja tippus me olemegi. Lõpus oli vaja veel paar astet teha. Aga tipu kohta on siin väga tuulevaikne. Linnud ka siin. See on nii kõrgel seda. Ainuke miinus on muidugi see, et kõik on pilves. Nii kui Amsterdamis oleks. Kõik on pilves.
teistsugune oba ja vot see on see magnet, mille me ostsime. Sinna saab ka veel ronida. Aga näete, Sukspitse 2962 meetri. Siia peame veel ära minema. On meil siin midagi tuttavat veel. Marmolada, 3300. Rohkem muud meil tuttavat siin ei ole. Lähme proovime sinna ka siis veel saada. Siis on hüva. Nii, Kristjan, mis meil siin on? Oota, mul on sahin praegu. Meil on vorsti jäänus. Jäänus. Siis on sõna saksa keeles. Pretsli jäänus. Siis on terve appelstuudel. See on veel terve, jah. Poolik, valgeleõlu. Ja šokomitsahne. Raudselt ütlesime kuidagi väga valesti selle. Ta sai väga hästi aru. Seega. Ta ütles ainult šokomitt mulle vastu. Ta ei öelnud seda viimast sõna. Ma tahtsin väga kuulasin. Mul on ainuke üks mure või ma ei tea, kas see mure on, aga nüüd, et siin on poolene õlu on, et kui ma selle siin üleval sisse tõmban ja siis alla lähen, siis ma olen vimpsis. Õnneks mina ei sõida, Kristjan sõidab. Me ikkagist ootame siin. Tulime sööma sellepärast, et ootame, et ilm natukene selgemaks läheks, et me saaks sinna selle juurde ilusat piltimine tegema. Meid siin augus päike paistab, aga muidu on ikka pilves, täitsa pilves. Vaatame, kas läheb äkki parem. Tuleb välja, näete, Austria lipp lehvib. Tuled putkast teisele poole, oled vist Austrias. Sellepärast, et Sukspitse on täpselt siin Austria ja Saksa piiri pääl. Et no näete, ilus Austria paistab kõik. Aga näe, siit natuke näeb Austriat. Jõudsime liustiku peale. Tulime alla tagasi, siis Kristjan tahtis tulime ülevalt alla tagasi, et pilti teha. Ja nüüd Ragnar tahab ujuma minna, mulle tunne. Sa jutt. See on külm. Sa jutt. See on ilmselt väga külm. Oi. Ma küsisin enne Ragnarilt, kas ta teab, kuidas tekib liustik. Kas sa said nüüd targemaks? Ma ütlesin sulle. Muidugi sain. Nii, ja kuidas tekib liustik? Siis, kui talvel saab nii palju lund, et see juba suvel ära sulab. Talvel saab rohkem lund, kui suvel ära sulab. Läheb sama, mida ma just ütlesin. Siin pidi kelguga saama ka sõita tobogan ranni teha, aga... Keegi internetis kirjutas. Ma arvan, et see on ikka suve alguse poole. Või võib-olla siis kevadel. Sest siin augustikuus ei saa küll kuskil toboganit mööda kive panna. Päris naljakas on niimoodi karjääris ronida. Ma vaatasin just, et siin on nagu, et kas see lükatakse siledaks, sest suhteliselt siit sõidab tõstuk ülesse ja siit peaks tulema alla. Aga kui siin on siuke auk, siis see siia küll ei tule nagu suuskadega. Alla me jõudsime 2000 meetrit, 2000 kilomeetrit, päris mitte, see on siit Tallinnasse. All on täielik suvi juba. Kristjan soovis tulla selle sama järve äärde, mida siit ülevalt paistis ka. Lähme rendime paadi ja teeme järvele tiiru peale. Ja rendiks saare peal ühe sauna. Ma vaatan, et sõidavad vesi all ratastega. Siia äärde me tahtsime tulla. Nüüd me siin istume siin rongijaamas. Ootame rongi siin cirka 15 minutit. Jääme rongi ootame ja siis läheb bussi tagasi. Mis me siis edasi teeme? Mingi Füsseni poole. Ma ei teagi, te näete siis meie tegemist, mis me teeme. Mina ei tea. Täna ei olegi rohkem plaane. Teiega näeme homme. See võib-olla nali, võib-olla mitte. Võib-olla pigem mitte Eesti. Noh, õhtuni siis. Jah, näeme õhtuni.
No nii, tere hommikust, meil on nüüd tänane hommik siis, jah, on päris kiirelt. Kell on praegu 10:05, et tavaliselt me nii hilja vist pole välja läinudki kuskil platsi kohalt. Meie aga võtame nüüd suuna ette sinna Füsseni poole, kus me siis lähme vaatame täna teemelist lossi. Üks pidi väljast ilus olema ja seest mõttetu, teine pidi seest ilus olema ja väljast niisugune mõttetu. Seega niisugune balansis asi. Loodetavasti me saame Fussenis niimoodi parkida, et me saame lihtsalt mõlema juures ära käia ja siis edasi sõita. Tänane edasi sõitmine sealt Fussenist järgmisesse asukohta on natukene pikema, vähemalt niimoodi Kristini plaanis oli kirjas. Ma arvan, et kui me Fussenisse jõuame, siis me vaatleme, et kaua me sealt edasi sõidame ja siis me oskame enam-vähem arvestada ka, kui palju me lossides saame aega kulutada. Ilm on täna imeilus. Meie parkimisplats oli seal taga. Siia tuli ilgelt palju, siin on väga palju on siin väljamaalasi. Siin on Belgiast, Itaaliast, 2 inglast, hollandlased, et siin ja paar sakslast ka. Et siin ikkagist jagub neid igasuguseid. Vaade oli siin võimas, eile õhtul nägime päikseloojangut sealt künka otsast. Vist oli ka Insta story'st näha, kuidas me tegime, kui te ei ole veel follownud meid Instas, jälginud meid Instas, @Fantasia. Siis ma arvan, et teate paljudes asjad ilma, mida siin videos võib-olla ei näe. Aga nagu näete, siis vist ei näe enam. Kristin tuleb sealt. Sealtpoolt näete. Ops. Tere. Seega, nii nagu ma just ütlesin, let's do this. Peame siit üles minema vist. Jõudsime siia losside juurde, parkisime ära. Tuleb välja, et on 10 euri parkimine 8 tundi. Vähem ei saa. Üks loss on seal, teine loss on kuskil seal. Siin samas. Ja nendega on lihtsalt see probleem, et sinna Neuschwansteini ei saa üldse sisse. Tuurid on läbi müüdud. Jep. See teine loss siis, seal on tuurid olemas. Väljaspool saab minna tasuta vaatama samamoodi. On English tuur. Tädi ütles, et 15-25. See on umbes täpselt 5 tunni pärast. Me ei võta seda tuuri. Meie jaoks juba siis, kui me hakkame otsima õhtust peatuspaika. Noh, võib-olla juba liigume oma õhtusi peatuspaika poole. Vaade. Neuschwanstein. Kuidas ta ütles seda? Neuschwanstein. Nagu ma teaks saksa keelt, aga see teine on. Ma mähkisin seal leti ääres ka. Tädi sai aru küll, et... sinna. See kiri oli kõrval olemas ja ma püüdsin sealt nagu maha lugeda. Aga ma ikka ei suutnud. Ja, vana hea jälle. Hobusega saab üles, aga kus saab hobusega üles, saab ka sita sisse astuda. Ühesõnaga, siit on 15 minti jalutada. Ei, vabandust. 40 minti jalutada. Kuhu? Sinna, kus me praegu lähme. Võt, aga rändame sinna. Pole trenni teinud jälle. Siin Saksamaal ainult neid mägesid väntadki. Me ei vänta, me kõnnime. Näitas alt 40 minta, me tulime ikka kiiremini. See on juba täitsa siuke, nagu reaalselt näeb täitsa siuke keskaja üles välja. Nii nagu tead multifilmides ja igal pool filmides. Matkasime edasi Marienbrücke. Ma ei tea, miks ma nagu rootslane ütlen seda. Ja see siis viis meid siia selle jõe äärde. Aga tegelikkuses peaks olema siin üks vaade siis niimoodi, et sul jookseb sild ülevalt ja siis sellest orust läbi seda täpselt lossi. Ma ei tea, nüüd me sattusime kuskile metsa. Mulle meeldib, et ma ei viitsi seda mikrit külge panna, ma räägin nagu see reporter. Tere, oleme jõudnud siia. Oi. Aga kus see vaade siis peab olema? See oli ikka üleval või? See vaade vist oli üleval. No, näete, vaade on siuke sild on olemas ja lossi nukki paistab. Lossi pole. Ei siit näe seda vaadet kuidagi. Ei võlu välja. Me jõudsime vaate peale. Me läksime sinna. Arvasime, et sealt saab kuidagi parema vaate, aga kõndisime mööda hoopis. Tood silla peale ja silla peal on järjekord. Ja ma ei saa aru, mis numbreid seal kirjas on ekraani peal. Seal tohib teatud arv olla ilmselt silla peal inimesi. No selge. Fun fact. Eile õhtul tundsin, et otsa esine on vist veidi kärsanud sealt sukspitse pealt. Tänaseks on tagasi tema. Kuidas teile mu papsimõud meeldib? Päris kiire. Mitte nii kiire kui see. Ei, ma taas just öelnud, ma loodan, et see läheb kiiresti, et inimesed tulevad järjest ära, sest lastakse uusi peale.
ja oleme siin järjekorras. Kuidas kommenteerite? Ei, mina hommikul tulin. Olen nüüd paar meetrit edasi liikunud 5 tunni jooksul. Huvitav, kas seal on mingi mees ka siis, kes laseb? Ja, kui liiga paljuks läheb, siis see mees laseb. Ma lülitan parem mikri välja, siit tuleb ainult lollust. Ega sealt mikrist ei tule lollust, siit tuleb. Vaatame siis vaadata. Näete, järjest loeb. Me saame minna vist. Siin ei jõua lugeda. Marien Brücke sild, liiga hea lugu. See võimas. Seal taga, selle põõsa taga. Vaadake. Tuleb. Siin on natukene kahtlased lauad ka all. Vahepeal vajuvad väga palju. Juba tuleb nokamütsiga mees. Ma võin aidata teda. Ma võin siia teisi otsa minna, hakata suruma neist vendi. Aga nüüd tripp alla tagasi. Kas läbi jala? Ma arvan. Nii, Kristjan jälle hülgas mind. On jälle üks klassikaline Saksa / Austria toit. See on siis selline sai koos singiga. Ma ei oska täpselt öelda, mis selle nimi oli. Seal ees oli Lebergas semmel. Äkki, jah. Ega me muidu poleks teadnud sellest midagi. Me saime suusareisil teada sellest, et see on üks põhitoitudest. Ja siin me võtsime, see on niisugune väga hea snäkk, kui seda vahepeal midagi võtab. Pistame pintslisse ja siis läheme sinna mis iganes see teine loss oli, selle juurde. Tere, mina jälle siin. Me jõudsime juba natukene alla kõndida. Ja nüüd me läheme üles tagasi, sellepärast, et meil jäi Instaxi pilt tegemata. Ja see on väga suur kaotus, kui see tegemata jääb. Mina ütlesin, me saame teise lossi juurde minna. Aga sellest on vaja teha. Nüüd me marsime natuke üles tagasi. Kõige parem oleks seda Instaxi pilti muidugi teha sealt silla pealt, aga sinna ma enam küll kõndida ei vitsi. No ise sa ei tuletanud meelde, ma arvan, et sina oled Hakkab jälle, näed. Kes vastutab siin filmimise eest? Mina? Kes pidi hakkama neid kuradi postitusi tegema? Kirjutama? Kule! Mina? Sina tahtsid neid kirjutada. Influencer missugune. Just, tahangi. Sina pead tahtma neid Instaxi pilte teha. No näed, me ei olnud väga palju tulnud alla, me juba oleme üleval. Ühesõnaga teeme pildi ära ja lähme uuesti alla. Ja siis me jõuame bussi ja siis me vaatame, et see pilt on samasugune nagu sukspitsel, kõik on valge. See oli kõva pilt, 2 pilti tegime, meil olid 2 lasku oli salves veel. Mõlemad tulid valged. Me jõudsime lossi, teise lossi. Teise lossi, jah. See on täna lossipäev. No siit ei näe mitte midagi. Siit ei näe. Loss on sellest ilus, siin on ka väikene sisehoog, kuhu sai veel sisse, aga lossi endasse sisse. Ma oskan teile öelda, loss on loss. Ilus. Teine oli ägedam. Läheme alla, maksame oma 10 eurot ja liigume Füsseni poole. Kuna meil see parkimine saab 15 minuti pärast läbi, siis me läbi ajaloolise linna keskväljaku liigume tagasi. Otsime oma auto üles ning siis peame otsima juba ka ööbimist, sest see on meil endiselt tegemata. Ja nagu meile kohaselt, siis me teeme seda viimasel hetkel, siis kui meil on vaja sinna poole liikuma hakata. Oi, mis ma nüüd tegin? Hello. Me oleme saabunud platsile. Käisime alguses mingi tasuta platsi peal või tähendab, ma ei mäleta, kas semitasuta. Seal vist oli 8 eurot või 5 eurot, aga ega ma kui aus olles ma ei näinud, kus seda maksma pidi. Pidi elekter ka olema. Seal olid mingid belglased juba ees. Me vaatasime ja siis see elektripost oli täpselt nende auto ees. Ehk siis me oleks pidanud neile sappa panema oma auto, see oleks ka nõme olnud.
seal teisel pool platsi peal oli nagu seal pool puid, seal oli täis päike. Ehk siis kui hommikul paistma hakkab, siis läheb ülipalavaks. Ühesõnaga me otsustasime, et me tuleme edasi ja siin näitas kämpinguplatsi. Ja siin on siukene väike armas. Üks palja kõhuga ainult pükstes mees, kes tuli, Estland, see Deutsche ma ei aru vist, et tal pole Estlandi siin käinud. Ma mõtlesin, et me oleme nii kaugelt tulnud siukse bussiga. Võib-olla seda ka. Seda ta imestas, ma ei tea, miks see buss nagu mingi paha on, aga... Me ütlesime, et Deutsche me räägime vähe, et English. Ta räägib Englist ka natuke. Läks hästi. Andis meile 2 valikut koha suhtes, kas siia või sinna, et kas me elektricityt tahame. Kristi võib näete, kus need kohad olid. Põhimõtteliselt oleks saanud sinna, kus see must buss nüüd on, seal elektrikappi ees. Aga me sättisime ennast siia mäekünka kõrvale. Ragnar valmistab õhtusööki. Ärge öelge, et ei saa siin kämbates mingid ilusad sööki teha või head sööki teha. Muidugi saab. Voad keevad, schnitzel on panni peal, värske salat on kõrval, arbuusi lõigud. Jah, poest ei osta arbuusi lõike, ei pidanudki tervet arbuusi ostma. Meile sobib reisil hea. Muidu ma ei osta kunagi poest mingid arbuusi lõike. Meil ei müüdagi vist arbuusi lõike Eestis. Nii, et nüüd me siin oleme. Ja homme on siis 2 tundi sõitu. Ragnar siin juba joob salajoomu siidrit lihtsalt. Ei. Homme on 2 tundi sõitu ja siis meil ootab ees 10 kilomeetrit matk. Millest esimene kilomeeter võtab tund aega. Seal saab šnapsi võtta. Seal on mingid fountainid, kus hoitakse šnapsi külmas. Ma arvan, sellest võime homme täpsemalt rääkida. Ühesõnaga. Meil hakkab sööt. Meil on see, et meil on nii väike pann, et meil mahub 1 schnitzel korraga, kui meil on 2 schnitzel. Seega 1 peab hakkama sööma. Teine peab. Tule maitse ube. Ma lähen siis maitsen ube. Piits.